Mart Port. Mart Port on üks Eesti vastuolulisemaid arhitekte. Kui Ülemiste Vanak ei osanud hästi öelda, millal Tallinn valmis saab, siis seda küsimust tulnuks küsida Mart Portilt. Temal oli haaret ja nägemist. Sinna, kus lõppes lauluväljak ja algas baas, kerkis Pordi käe all ühtäkki mürgli ja tolmupilvede varjus Lasnamägi. Kõik tahtsid nüüd elada mikrorajoonis, nii et Ivo Linna oli sunnitud laulma Peatage Lasnamäe. Aga vähe sellest, mikrorajoone vajasid ka Õismägi ja Mustamägi. Inimesed võisid kergesti neis mikrorajoonides eksida. Kõik majad olid ühesugused ja tihti maanduti koju minnes hoopis naabermajas. Aga inimesed neis mikrorajoonides olid rõõmsad ja heatahtlikud ja ühiste jõupingutustega leiti ka kodu kenasti üles. Lisaks Tallinnale osales Mart Port ka Tartu, Viljandi ja Pärnu üldplaneerimises. Tast sai 50-ndatel selgelt oma põlvkonna üks liidreid. Niisugusesse Nõukogude Eesti eliiti kuulumine tähendas ka seda, et ta projekteeris toonased kesksed asjad, milleks oli toona ju masselamuehitus. Masselamuehitus tähendas neid uusi elamumassiive, milleks olid siis Mustamäe, Lasnamäe, Õismäe, mille kõikide puhul on ta üks olulisemaid autoreid. Pole siis ime, et järgmised põlvkonnad on teda selle eest kirunud. Loomu poolest ta oli ideerikas mees. Õismäe keskses idees, et sa teed ümber tiigi selle niisuguse ümmarguse rõngaslinna või need Lasnamäe kanalid. Selliste kesksete ideede väljatöötamisel oli tal kindlasti väga oluline roll. Tänu Mart Portile on meil just niisugune Maarjamäe obelisk, EKP Keskkomitee maja, tänane Välisministeerium, projekteerijate maja ja Viru hotell. Töörõõm on maailmas kõige suurem rõõm. Aga nüüd, mida ise kauem elad, siis näed, et ega see on ikka tõesti üks päris asi, mille nimel tasub elada, sest see annab ikka niisuguse rahulduse, mida teised asjad võib-olla ei anna. Pruudid kasvavad vanaks ja vein läheb lahjaks ja tervis läheb nõrgaks, aga vaat see töörõõm, see on tihti see, mis kestab kaua ja annab veel palju rahuldust. Ja kuigi Port uskus raudbetooni, klaasi ja puidujõusse, kirjutas ta alla tõdemusele. Arhitektuur moodustab keskkonna, milles toimuvad kõik keerulised eluprotsessid. Peamine on aga inimene.